Häirekeskus, see on 2 telefoninumbrit, 112 ja 1247. 112 on kiire abitelefon. Sel ajal, kui langevarjurid on jõudnud üle lennuki ukse, on abivajaja saanud ühenduse päästekorraldajaga. Tere, Häirekeskus kuuleb. Mis teil juhtus? Päästekorraldaja ekraanile on kuvatud helistaja umbkaudne asukoht, nii et täpne isiklik maandumiskoht tasub 112 valides aegsasti selgeks teha. Olukorra ohtlikkust hindab päästekorraldaja kindlate küsimuste abil. Praeguseks on ta teada saanud, kas saate teile appi pääste, politsei, kiirabi või kõik korraga. Langevarjurid, keda näete, on nüüd kokku saanud 12 kujundit. Päästekorraldaja on saanud esialgse info selle kohta, mis on juhtunud. Vaba langemine 4 kilomeetri kõrguselt kestab keskelt läbi minuti. Kui kellegi elu on ohus ja abi vältimatu, on päästekorraldaja saatnud selle sama aja jooksul abi teele. Numbrile 1247 helistades vastab kõnele operaator, kellel on teie küsimustesse sügavuti sukeldumiseks rohkem aega. Nii nagu ka sellel vabasukeldujal. Ainult, et tema ei saa kõnedele vastata, sest ta on vee all. Meie operaatorid ei uju sogases vees. Nende pilk on kristallselt selge. Teile edastatav info ei ole juhuslik, vaid kontrollitud. 1247 on riigi infotelefon. Muide, nii info saamiseks kui info andmiseks. 1 number 24 tundi, 7 päeva nädalas. Kui tegemist on probleemiga, millest on raske üksi välja ujuda, vali julgelt 1247. Võib-olla on tegemist laastava tormiga, võib-olla haiguspuhangu või millegi muuga. 1247-lt saad sellisel juhul käitumisjuhiseid. Igapäevaselt võid numbri valida, kui viibid looduses, sõidad maanteel, vajad nõu, kuidas oma kodu tuleohutuks muuta või lähed hoopis mõnele veekogule kala püüdma. Kui operaator ei tea vastust, oskab ta sind suure tõenäosusega edasi suunata. Kui vajad abi, ära kõhkle. Vali 112 või 1247. Teisel pool on Häirekeskus. Iga inimene loeb.